Tere tulemast uude episoodi. Meil on kätte jõudnud eelviimane etapp. Selleks on Pikerniki. Me oleme hetkel garaažis. Auto on treila peal. Auto on korda tehtud. Ja niivõrd kuivõrd. Kui me vaatame lähedalt, siis on tegelikult juba päris palju on pahandusi. Aga ütleme, drifti auto peab kaugelt olema ilus, mitte lähedalt. Ühesõnaga, meil on uus etapp. Eelmisest etapist on siiamaani niisugune kerge vimka sees. Nüüd on aeg seda lunastada Pikernikil. Ja Pikernikil on meil seekord täiesti uus asfalt ja täiesti uus layout, mida pole mitte keegi veel sõitnud. Saab huvitav olema, ilma lubab ka. Väidetavalt pidi ilm ilus olema. Vaatame, mis ilm on siis, kui kohal jõuame. Aga jah, meil on auto seekord, kui me vaatame, siis mingit suurt elukat meil käru ees ei ole. Ehk siis me lähme minu enda X5-ga. Mul on see ka. Sellest mul on tegelikult tehtud mingi episood, aga me ei ole seda avalikustanud, et väike suke diiser võib-olla kui tulevikku, et meil on suke uus suksu, mis veab mu käru. Ja kui me vaatame nüüd siia, siin on normaalset tavaari. Maast laeni asju täis, ühe koha jätsime Galaxile siia. Et paid juba tuurimus okida. Et see polegi seda autot tegelikult veel niimoodi katsetanud, et me veame küll selle autoga päris tihti viimasel ajal käru. Et kui on siin kuskile garaažist võib-olla sillast ende või mis iganes, aga sellist pikemat sõitu me ei ole teinud, et meil on alati olnud matka auto tegelikult, aga seekord ei olnud võimalik saada, sest et suvi ja kõigil on puhkused. Aga jah, meil ongi nüüd siin, võtame garaažist viimased asjad. Jube korras on garaaž, kui on driftikas väljas ja kui on kõik asjad kokku pandud. Niivõrd kuivõrd korras, aga korras võrreldes, mis ta ennem oli. Ja ei olegi midagi. Meeskond on meil seekord väike. Meeskonnaks meil on Andre, kes on eriti multifunktsionaalne seekord. Küll me autot peame küll kahe peale, ma arvan, aga Andre on meil siis mehaanik ja spotter seekord. Nii et Raido on meil Ungaris suurte poistega tegusid tegemas ja siis on Alex meil kaasas, nii et saab huvitav olema. Aga siin me teagi, garaažist on vist kõik. Võtame siin viimased kodinad, mis me siit võtta on. Ja siis hakkame juba Läti poole sõitma ja täna on meil reedel. Show me a way out, give me your side of the story. Throw me a rope here, I've drifted way too far. I see it sometimes behind those kind eyes. I see it sometimes behind those kind eyes. Wake me up when this is all over. Take my heart with both of your hands. I've been spending all my days just trying to find a way. Give me love when this is all over. To get that line dialed, and now he goes wide. And he now drops off again. Another driver's going to drop down. He does with the wheel which outside turn. Flicks it across the circuit. Looks for this zone. Up to the wall he goes. There's Oliver Randaloo from Estonia now. Puts the rear wheel back. Long time coming, but it feels all the same anyway. Vaata, kas see on õhku täis ala. Kull on see, et meil on 20 mintsa hotellid ja nüüd juba mina alles putni. Give me love when this is all over. And take my heart with both of your hands. I've been spending all Ride at Riga. Crystal Roots. Siin on meie üks kaameramees, peakaameramees. Siin on meie peamehaanik ja spotter. Inge Vassili. Ambuid palju on. Ja 520. Jätse samal koha. Teeme väikse creepwalki. See on meie ühetoaline hotell, 3 voodit.
mina olin see õnnelik, kes tuli viimasena sisse, ma sain selle kõige ägedama koha, et iga vend, kes siia vetsu läheb, siis ma kuulen. Siin on meie peamehaanik ja meie videomees on seal. Nii et see kõik äge content, mis te nüüd kohe erinevalt näete, on kõik tänu talle. Kuule, meil tuleb siin copyright peale. Ühesõnaga, meil on siuke pisike 20 ruudune tubake, ma ei teagi, mis on korrektne sõna. Ja kell on siin siuke 10:30, ega väga palju pikka pidu ei ole. Nii et ma arvan, et siin mingit midagi juurde rohkem tule. Näeme juba homme, kui meil hakkab kvalifikatsioon ja trenn. Me oleme esimene grupp, seega me lähme suht kohe hommikul vara peale. Hommik tuleb kiire kindlasti, eeldatavasti. Aga muidu jah, löögastume ja valmistume homseks. Nii et näeme juba homme, kui on uus päev. Tšau! On see ruumi veel või? Ei no, kas on või ei ole? Tere hommikust, meil on kätte jõudnud lõpuks see päev, et on võistluspäev. Boks on ilusti, kõik asjad on valmis. Jube kiire hommik oli nagu ikka driftile kombeks, et siin oli, kuna inimesi on 3, boks on suur, asju on palju vaja teha hommikul, siis oli kiire, aga saime ilusti hakkama. Enesetunne, noh, väike vimka on sees, nagu ikka, aga muidu on okei. Auto oli korras, tehnilisele kõik meeldis, Andre teeb siin viimaseid asju praegu. Paneb mulle refi rõud paika ja siis algabki meie hommikune sessioon. Et on suht okei päev olnud. Saime isegi hommikust süüa ja oleme isegi ajagraafikus, nii et nüüd on ainult jäänud siis meid trenn teha. Et nüüd ongi riiete vahetus ja hüppame pulti ja lähme vaatame, mis raja peal saab. Rada on pikk, uus asfalt. Jah, nii et kõigil on uus, tundub äge ja lähme vaatame, mis saab siis. Me oleme esimene grupp, nii et me lähme kohe peale. Ja näeme teie ka juba rajal.
järest ei kuulda, meil liiga tugevalt järapidurid. Näed, gripis ära, hooge vaikseks, kerib üles. Esimene trennisessioon on tehtud. Noh? Ma arvan, Aleksile siin päris ägedad kaadrid. Saime ikkagi siin kohe esimeseks trennipartneriks. Saime ikkagi Läti vana hea tšempioni, kellega me eelmine aasta ka madistasime. Ega ta armu ei andnud. Et oli ta mul vastas, oli ta mul küljes igal pool. Jäljed on ka igal pool. Üks jälg on siin. Et selles suhtes oli päris põnev. Ja meil teise trenni ringi ajal eessõitjad sõitis vastu rehvi hunnikut. Meil ei olnud pääsu. Pidime ka seal lõpetama. Väiksed iluvead, väike mölk, stanged pole, no siuke casual, aga võib öelda, et tegelikult enesetunne on päris hea. Andre on ka üpriski rahul, ta on üpriski karm olnud muga täna terve päev, et ma olen sõimata saanud ja kõike, aga kõik on asja eest. Nii et sellega saime oma tegelikult esimeses trennis saime jooned paika. Rada esimese ringi ajal oli mega libe, meil oli rehvi rõhk ka liiga suur, aga teise ringi ajal tegime väikseid korrektuurid ja oli näiteks liiga gripi nüüd, aga kolmandas trenni ajal või kolmandat trenni ringi ajal tõstame rehvi rõhku natukene ja siis ma arvan, on paigas kõik. Et siin on nüüd natukene enda siin osad kohad ära lihvida ja ma arvan, et on päris hea. Et üle pika aja on siuke päris hea põhipäeva alguses, et selle põhjaga on väga hea nagu ennast lihvida ja siin väikseid korrektuure teha ja väikseid uusi asju proovida, et vaatame. Nüüd meil on vist 2 tundi pausi, saame juua, saame puhata ja siis juba tuleb väga karm trenn teha, et kõik enda jaoks paika saada. Et jah, päris head uudised on kohe hommikul siin Lätis, nii et senimaani on kõik ilus. Andre teeb siin väikesed iluparandused, väikest juhtmeparandused, kuna auto sai. Siit on vist küll rohkem näha. Natukene mölkis, aga selle lööme välja, pole hullu midagi, nii et puhkame ja näeme mõne aja pärast. They hate when you elevate. Stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Elevate, elevate. Yeah, they hate when you elevate. Elevate, elevate. They hate when you elevate. Yeah, I had to elevate. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation, now I got rollies, all in rotation. Roll a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Starting all bad like we trapped in the matrix. Bet on myself and go ball out in Vegas. Living a life like I'm rich and I'm famous. Don't see the grind that I know that it came with. Oh. I ain't make it this elevate. Kui oli see event, pani piirdes, vaatasin punast lippu, panin klats kiki, vaatasin ikka ei tule, okei, pohtu päev lõpuni ära. No lase maskuliinsest välja või? Kuidas läheb? No mis ta läks selles mõttes, et kõik klippe kätte ei saanud, aga kuidagi põletab küll. Natuke keerasin koili pehmemaks ja rõhku maha. Ma klapin ilusaks selle. Mul oleks vaja ühte setti tulesid. Mul oleks ka, aga need on liiga kallid. Mis see on? Sul tuleb hakata printima neid lihtsalt. No, siuke hea mäm. Hea mäm. Hea mäm. Tegelikult rada on sitaks äge. Aga ma ei tunne ennast mugavalt. Ma tunnen... Kitsad tagasi. Nii seisma jääb. Äkki nipukad tegegi. Kusjuures mul oli see, kui ma gripiks, me lasime rehvi rõhu külmalt vist mingi 1.4 peale või 1.3.5 peale, midagi siukest. Siis oli nagu ebameeldiv, sest et nagu korraks nagu ta ei kerinud üles. Aga mul oli libe, siis oli jumala decent. Siis poole vahetus ja keris ilusti üles. Kui ma ei ütleks, et nagu hoog oleks ka nagu... Ma ei ole tandem sõitu teinud, nii et noh. Kõik on ainult enda joont vaata. Kvallis nagu just... Ka jälitussõitu ei saanud teha, veel pani ees matsu.
Aga ma ei ole tahtlikult teinud, mul oli Steinberg. Et mul oli tegelikult nagu üli hea tandempartner, aga ma ei näinud pointi, sest et enda kvalli joon on täna see tänane eesmärk. Esimene ring tahaks oma kvalli teha. Ma seda teist kvalli tahaks sõita. Nii et tuleb suruda. Nautima peab, siis läheb kõige parem. Mul on täna jumala äge, ilm on hea. Flow on äge. Trenn läks hästi. Nii et kõik on väga ilus, väga kaunis. Nii, teine trennisessioon sai meil läbi. Terve selle pika hooaja jooksul, mis meil on täna 5. etapp. See on vist esimest korda, kus me saime raja päriselt kokku joonistatud, kõik kastid kätte joonistatud. Ja vaatame, küsime meie spotteri käest ka, Intekat. Kuule spotter, väga ilus BMW, aga räägi, kuidas oli? Hommik algas vene roppustega. Nüüd võib juba eesti keeles rääkida. Viisakalt. Ja, veidikene. Nitševo. Käib küll. Ja. Räägime peale kvalli uuesti. Ja, räägime peale kvalli, aga praegu tõesti läks trenn hästi. Ei saa öelda, et läks ladusalt. Meil oli see sama pro siis Läti sõitjaga, kellega me sõitsime ka hommikul esimeses trennis. Oli ka teises trennis taga kontakt täpselt sama koha peal, natukene intensiivsem. Täpselt, nüüd sai tagatiiva juures veel paar lisakohta kahjustada. Et siuke päris okei tegelikult. Nüüd on meil 2 tundi aega, saame rahulikult puhata, vaadata videot, analüüsida, visualiseerida. Tuuner stuudio seal lehvitab, vlogerid seal. Ja siis on meil juba kvalifikatsioon, nii et puhkame ja näeme kvallis. Võib öelda, et autoga natukene sina peal täitsa. Ma ütleks selle, et see kõht täis ja siit on häda ja küll ta tuleb. Kurat, ma just ütleks, et mul oli väike põiekas ja sita häda ka, et nagu hoidis nagu parajalt, vaata, kuradi pingsalt.
ei julgegi kurat sitale minna, tead noh. oli üpris kaelin ise ka nagu. Ma ei teinud otse viite, ei teinud kässarit, mitte midagi, aeglustust. Ma läksin lihtsalt täie lennuga, jalaviduriga nurk paika, täie lennuga välja ja pumm. Jah, see lõppesin, enne touch and code. Mingit kässarit ei olnud, mingit suurt pidurdust ei olnud, et ma lihtsalt spurtisin see pumm õigesse kohta. Aga ma olen ikka fookus paigas kantina line-upis oled, siis visualiseerid lihtsalt seda run'i läbi, kuidas sisened. Aga vaata, mis see päeva lõpp on. Päeva lõpp on see. Ülirahulikult sisse. Ma olen teinud tegelikult 2 korda natukene pikemat kässarit, et auto nagu raja peal paika panna. Ja siis lihtsalt hoia peal ja sõidad läbi. Praegu on hästi. Viimane oli. Ja. See oli väga. Ma arvan ka. Terry Sauer Media. Meil on sellised, meil on üliväike koosseis seekord. Nagu ma eelnevalt ütlesin, meil on ainult Andre, Alex ja that's all. Ja päris raju on tegelikult olnud ja meil hakkab kohe hakkab lõpuks see kvalifikatsioon. Meil on kvalifikatsioon 2 tundi edasi nihkunud, sest et sõitjaid on palju ja sõitja saab ka palju. No tegelikult kell 5 pidi hakkama. Noh, siin läheb veel mingi tubli pool tundi veel. Ühesõnaga, mis me kvalifikatsioonis tegema hakkame? Tegema hakkame täpselt seda sama, mis me tegime eelnevat trennis. Ja kui me teeme täpselt sama, mis me eelnevad trennis, siis on tegelikult juba väga hästi. Aga seda on alati kerge öelda. Raske on teha. Nii et proovime ja vaatame, mis saab. Kas meie see kvalifikatsiooni õnn naeratab seekord ja halastab meile, aga ütleme nii, et päris hea tunne on tegelikult trennidest, et me ei ole ammu saanud niimoodi, või noh, mina ei ole ammu saanud niimoodi, et tõesti, ma saan autost aru, ma saan rajast aru, meil on joon paigas. Et kõik on justkui olemas, aga nüüd on ainult see tihend rooli vahel. Täna peab olema lihtsalt fuck it, all in ja let's go. Nii et puhke on 5, 6, 10 minutit ja siis juba näeme kvalifikatsioonis. Ja nii kaua vaatame siin Driftmastersit ja hoiame omadele põhjalt. Nii et näeme juba kvalifikatsioonis.
Ruud sai sisse. Loppas sul. 24 täpselt 24. 69 käris ära. 69 käris ära. Nüüd kuhu ma line-upi võtan? Mis sul ütlesid, vaata rahu, panni. Ma olengi rahulik. Sa hüppasid sama tegema peal. Õhtused kaadritagused. Videomees Alex paneb siin Belgi-tuuri. Andrel on juba tänases kopp ees. Ja me vaatame, mis Andre räägib. No mis sa räägid? Ei, siin on, su ema vaatab seda. Ma tean, sellepärast ongi pitch. Väikesed kaadritagused. Tegelikult. Meil on aku tühi. Vaata, seal on äkki kell. Meil on kell 22.18. Me oleme täna siin alates 8.20 jõudsime siia või? Tegime hommikusöögi ka, on ju. Meil on päev päris pikk ja päris pingeline. Kõike emotsiooni asju. Nagu mulle meeldib, meeskonnal asju mulle meeldib lihtsaks teha. Ehk siis, top 24 viimasena kvalifikatseerusime, teist run'i tegema ei pidanud. Mul oli siin, ma arvan, minul ja Andrel esiteks 69 punkti, täis pask. Sõit oli ka siuke täis pask. Ühes kohas oli liiga tugev pidurdus minu poolt jalapiduriga ja sealt läks tegelikult joon läks lappama. Et tegelikult oli sõit oli hea, välja arvatud see, et ma läksin panema, ma ütlesin jalapidurit liiga tugevalt ja kaotasin punkte. Aga me oleme top 32, me olime viimased kvalis, või noh, top 24 me oleme viimased, aga kõik on hästi tegelikult. Tandemit ma ei oskan sõita, kvalli ma ei oska sõita, seda me teame kõik, ma arvan, et jah, nüüd on väike grill, või noh, väike grill ei ole, ma arvan, et täna oleks me sööme vist midagi paremat kui McDonald's, sest et hommikul kõht ei arvanud McDonald'sist väga head. Ja nüüd istume siia ägedasse suksusse ja lähme hotelli. Enne me lähme sööma, aga siis lähme hotelli. Ja teiega näeme homme. Tšau!